palju teed, jah? Mis sa teed, pallikene kurdid? Lõpuks oleme me jõudnud siia üle jälle nii pika aja. Aga tänane ilm täitsa lubab seda ja ma panin endale kohe mantli selga ja jokid jalga ja mõnuga tulen siia, sest kiik on kuiv. Hurraa! Olemise aeg. See on praegu siis, kus me oleme. 26. september ja kell on 2:30 saamas. Ja just. Vaatame, kui ilm lubab, siis saab siin järgmised 1-2 nautida. Ronkadega rääkida. Päikeselt otse seda informatsiooni, mida ta saadab praegu. Kõike võtame vastu. Jaa, tahtsin sulle näidata ka. See on meie käed panin ka, näed sa, maski alla, sest et kohe ikka täitsa hulluks on läinud see. Nagu ma olen jälle võtmas kätte muruniidukit, nii on see sagedus, lõhub käed ära. Ja siis ma pean neid väga aitama pärast järgi, et nad saaksid taastuda, et see nahk kiiremini paraneks. Aga vot see on meie lemmikpuhkeasend siin. Me tuleme in-yoga kiili. Mis see tähendab? Kiili asend, eks ju, meil on siseliin on venimises. Ja samal ajal me saame siis terve keha lõdvestada. Panime just selle mantlikese peale, et tuul ka läbi ei puhuks. Päike on nii õrn ja pehme võrreldes sellega, mis ta oli 1-2 tagasi. Nii et imeline lõdvestus ja taastumine tuleb ja venitused. Ka see on koht, kus ma teen teadlikult oma in-yoga erinevaid poose ja venitusi. Nii et ikkagi tegelikult, kui me olemegi jõudnud sellesse voolamisse, siis meie keha kogu aeg tegeleb sellega, et aidata ennast ja iga liigutus on teadvustatud. Sa ei tee niisama mitte midagi, vaid põhjusega. Ja sa teadvustad, mida see hetkel kõige rohkem teenib, kelle hüvanguks su liigutus on, millise lihase, millise organi ja nii edasi. Mis on nende liigutuste tagajärg, mida sa lood läbi nende. Ehk siis nii nagu tööl käimine oli tööl käimine. Sinna pidi minema, sealt pidi tulema. Jah, täna on ka neid töökohti, mis ei vaja rohkem minemist kui magamistoast tööruumi. Võib-olla on see üks ja sama, eks ju, väga paljudel juhtudel. Siis see on ikkagi sinu mindseti muutus, see on sinu hoiakute muutus. See on teadvustunud olendil nii palju kergem, ükskõik kumb, kas see, et sa pead minema tööle ja sealt tagasi tulema, või see, et sa
oma ruumis käivitad selle tööprotsessi. See on siis see, kus me tegelikult oleme selles voolamises, eks ju, vot just nimelt. Me ei ole enam seal, kus me pidime hakkama seda tegema, mida me teadsime, et me peame hakkama tegema. Vaid me teeme kõike siin ja praegu vastavalt sellele, mis asi looma peab. Vahetasin kätt vahepeal. Käsi väsis ära. Ja mõtle nüüd kaasa, kui iga ärkaja teadlikult alustab seda teekonda, nii nagu ta teadlikult on pandud esimesse klassi kooli minnes. See samastub meil kõigil, eks ju. Me teame, et me sellest ei pääse. Kui sa oled jõudnud teatud ikka, oma esimese hingeringil läbinud, sa teadsid, et sa pead minema kooli. Nüüd, kui ärkaja saab aru, et ta on ärganud ja märkama hakanud, siis lastes lahti kõikidest mustritest, kõigest sellest, mis juba on olnud, kuidas juba on tehtud, kuidas jõuda kõige kiiremini alkeemikuks ja usaldusse. Et sa tead, et see, mis selja taga on, see kannab sind. Sa teadvustad seda. Nii nagu seda, et sa pidid minema esimesse klassi. Nüüd on sinu ülesanne teadvustada, et kõik see, mis on tehtud, seda korrata ei ole vaja. Meie ees on uued lahendused. Selleks, et neid kätte saada, on meil vaja olla piisavalt head vastuvõtjad. Me kõik oleme vastuvõtjad. Me ühendame selle taeva ja maa. Me osaleme maaema sünnitusprotsessis. Mis sa arvad? Sina, kes sa oled sünnitanud, sa tead, mida see tähendab. Sina, kes sa arvad, et sa ei ole sünnitanud selles kehastuses, oled sa seda teinud eelnevates. Me kõik teame, mida tähendab sünnitus. Me teame, et sellega kaasneb kaos. Kogu meie energia väljas. Nii selles emotsionaalses, mida juhatab vesi kui element. Nii selles mõistuse maailmas, mida juhatab õhk. See on alkeemiku kiirkursus, aru saada, millise elemendiga me tegelikult teeme, kui me oleme loojad. Iga meie käivitamine, teostamine, ka selles sünnitusprotsessis osalemine füüsilisel tasandil koos maaemaga on selles mateerias väljenduv. See on see tuli ja maa. Tuli käivitab ja maa muudab, muundab. Need on selles füüsilises, materiaalses kehastuses tuntavad protsessid, nii nagu maaema väljendab meile oma tuntavaid, nähtavaid, kuuldavaid protsesse läbi erinevate maavärinate, läbi erinevate ilmastiku muutumiste, mis kõik on koostöös selle eluenergia andjaga, selle päikesega. Lisaks meile lisandunud kõik need meie jaoks täiesti uued energiad, mis on juba meie energia välja tulnud läbi kõikide nende komeetide ja intergalaktiliste objektide.
see kõik mõjutab meid ja meie arengut. Meil on väga suuri tähtsaid samme samme. Meil on väga suurte tähtsate sammude astumiseks ettevalmistumine, teadvustumise tõstmiseks kollektiivsel tasandil käivitunud. See oli see päris täislause. Nii. Selleks ka sellised lülitused. Iga ärkaja ja märkaja teadvustab, et ta läks kooli. Ta teadvustab, et ta koosneb nendest 4 elemendist ja tema juhtida maagina. Tarost siis ütlen ma sulle need kaardi nimetused, eks ju, on see alkeemik, kes valdab ja haldab neid 4 elementi, millest ta ise koosneb. Meie asi on teadvustada seda, et me ei pea midagi teadma, me ei pea asju kontrollima, vaid me astume usalduse teekonnale. Me astume sellesse 1. klassi. Ja me teame, et me iga päev läbime mingisuguse kursuse. Me iga päev läbime neid erinevaid õppeaineid ja õppetunde, õppeaineid. Vot nii, kõik kehtib. Milleks seda on väga tähtis teada? Tähtis teada sellepärast, et need muutused, mis meiega hakkavad toimuma ja meie ümber, need nõuavad teadvustumist, et me saaksime aru, mis vahe on 3. sageduslikus maailmas olemises ja mis vahe on 5. sagedusse tõustes. See ei ole ju asukoha muutmine, eks ju. See on selles kehastuses sageduste muutmine. Kui see siin sees muutub sinu ümbrus. Vastavalt sinu sageduse tõusule ilmneb sinule uus ümbrus. Uued olendid, uued tegevused. Ehk siis, kui selles 3D maatriksi mängus valitsesid meid hirm ja puudusteadvus, eks ju, mis käivitas väga palju erinevaid mustreid. Need tõestamised, need kannatused, need olelusvõitluse mängud, kus kunagi ei ole midagi piisav alates meist endist, kus kõik teised on süüdi, milles iganes, kus silte, näpuga näitamisi, kadedust, kõike seda me oleme kogenud. Kes rohkemal, kes vähemal määral oleneb meie kogemiste vajalikkusest. Nii nagu Katrin on öelnud, et temas ei ole ei viha, ei kadedust, siis täna me saame väga hästi sellest aru. Meil ei ole seda sagedust olnud, meie seest ei ole läbi käinud. Nii lihtne see ongi. Me ei kõla kokku nende sagedustega. Vahetasime siis jälle kätt selle autoga koos ja jäime vist siia, et siis see ärkaja ja märkaja teadvustamine, eks ju, et ta läks 1. klassi ja mõistlik on teha nii, nagu talle õpetaja ees ütleb, sest läbi selle ta astub kiiremini edasi oma arengus ja ta hakkab tundma seda tulemust. Tema ülesanne ei ole mitte kellelegi midagi tõestada ja hindeid saada, vaid läbida teste enda jaoks ja õppida see läbi oma keha kiiremini tundma.
Selleks on õpetajad ja meistrid läbi käinud selle teekonna, et osata praegu sellele massärkajale öelda, mida sul on vaja teha selleks, et ennast kiiresti aidata. Nii on. Teadvustada, sa astusid sellesse Hero's Journey'sse, sellesse kangelase teekonnale ja sellel on väga kindlad ja lihtsad reeglid tegelikult, eks ju, mida siis vaja järgida ja teadvustada, näha, tunda, kogeda. Selleks ei ole vaja, nagu Raava tahab öelda uuesti, et läbi käia seda 7 aastat Tiibetis, eks ju, tervet hingeringi, vaid täna me käime selle läbi 1, 2, 3 kuuga, kes kui kiiresti siis enda haridusteele, sellele haritusteele tegelikult siis oma hinge harimise koha pealt, kehastuse selle laenatud kostüümi eest hoolitsemiseks õppimisega, sellele pühendumisega, sest et edasi lähevad uutes energiates need, kes nende sagedustega kokku kõlavad. Ja kui me teadvustame, millised sagedused ja millised nähtused on meil 3D maatriksis tavalised, millest me just rääkisime, kui me tabame ennast nende asjade tegemisel, siis on selge, et sa oled madalas sageduses ja sul on vaja endaga tööd teha. Ikka selles peegelsaalis, eks ju, nii nagu Pööripäeva portaal rääkis. Nii kaua tuleb seal peegelsaalis tööd teha, kuni see pilt hakkab kutsuma ust avama. Ja sa tead siis täpselt, milline on see õige uks, mida avada. Seal ei ole kahtlusi. Need otsused tulevad kergusega sinu sisse, kui sa oled õigetel sagedustel. Ja sa teed iga oma tegevust teadvustatult, et see viib sind. Sina ei planeeri, vaid sa teadvustad, iga tegevus viib sind lähemale sellele otsusele, selle otsuse täitumisele. Kui kiiresti see protsess täna toimub, seda sina ei tea, sest sa ei planeeri, sa ei kontrolli, vaid sa võtad vastu kõik selle, mis juhatab sind järgmisesse etappi, mis on sinu kõrgemaks hüvanguks sinu arenguteel. Seega on see kogu inimkonna kõrgemaks hüvanguks tema arenguteel. See on nüüd see ärganud, märganud, teadlik õpilane sellel kangelase teekonnal. Ja see lõdvestuv venitus. Ma ju tean, mis sellega kaasneb, mis toimub selles kehastuses samal ajal. See nauding ja tänulikkus ainult kasvab läbi selle tegevuse, eks ju. See on nüüd see in-jooga, see on see õrn naiselik. See, mida meil on vaja peale kõiki seda jangi, mida me oleme teinud aastakümneid, aastasadu, aastatuhandeid. Ärkab jumalik naisprintsiip. In on vesi, on kuu, on naine. On see energia, mis selles kehamasinas on alla surutud olnud, mis vajab äratamist. In vabastab sinu seest need lukustatud, ära peidetud, kudede vahele peidetud erinevad emotsioonid. See prügi, mida sa ei ole tahtnud ja julgenud sealt peegelsaalist vaadata, sa lükkad ka seal ta veel vaiba alla. Luba tal välja tulla, vaata talle otsa. Tunnista, see nii on, sõltumata sellest, mida sina hetkel tahad või ei taha, see nii on. Ja see on läbitud. Sa saad olla tänulikkuses selle kogemuse eest. Ja ta vabaks lasta. Ja sinu peegelsaalis lahustub ära see energia, mida sa nii kaua peitsid, mis hoidis sind kui ankruna selles kinni.
su peegel läheb iga korraga puhtamaks, kui sa niimoodi teed. Ja see saal sinu ümber aina säravamaks. Ja nii iga sinu rakukene sinu masina sees selles kehakostüümis. Siin mingi asi läks mul mingi karvakene nina peal kõdistama. Ja praegu kõik need rakukesed hüüavad ja plaksutavad meie sees, sest nad saavad päikeselt nii palju pai, nad saavad nii palju omale vajalikku energiat. Nad saavad uut informatsiooni, mis kaasneb kogu meie evolutsiooni, revolutsiooniga, mida me sulle siis edastame ja jagame, kuidas ja mis asja me oleme suunatud, millal tegema. See info tuleb kõik läbi meie täheperede, läbi meie päikese ja nüüd siis ka tähelepanuks sulle. Täna öösel plahvatasid 2 tähte ehk siis 2 noovat meie kohal taevas peaaegu üheaegselt. Üks oli amburi täht ja teine oli kelle täht teine oli? Oota, ma natukene mõtlen. Kaksikutus. Gemini's. Ja. Ei olnud supernoovat, ei olnud seda tähe täielikku plahvatust, aga on ikkagi nende lahvatus. Ma siis ei ütle plahvatus või on plahvatus, ei ole lahvatust. Sõnade mäng, kumb on kumb oli enne. Kas plahvatus ja siis on järel lahvatus või on lahvatus ja sellele järgneb plahvatus. Üks täht igal juhul läheb heledamaks järjest, nii et võib-olla isegi oli seal tegemist millegi suuremaga. See tähendab kõike järgmist uut energialainet meile. Samal ajal, kui 3i atlas läheneb Marsile, eks ju, sest et järgmine nädal on ta siis seal Marsi kõrval ja meie jaoks kõige lähemal. Vaatame. Siin on 21. oktoober on üks väga tähtis kuupäev meie evolutsiooni teekonnal, järgmine 21. detsember. Need on kõik nende samade külalistega, kes meile siia päikesesüsteemi on saabunud, nendega seotud. Need on tugevad muutused meie evolutsiooni arengus, erinevad aktivatsioonid ja käivitused siis kosmilisel tasandil selles kostüümis. Selle kõigega kaasnevad erinevad tunded, erinevad emotsioonid, kogu see kaos, mis peab eelnema korrale. Toimub meie sees ja meie ümber. Kes aitab sinu seest seda korda luua, sina, ainult sina, mitte keegi teine ega 3. ega 4. isik, vaid sina. Mõned isikud on võimelised sind juhatama, mida sul tuleb teha. Mõned isikud näevad, mis toimub sinu sees, kui sa ise veel aru ei saa. Aga korda luua peale pildi nägemist saad sina. See ülesanne on igal ärkajal ja märkajal ja teadvustama hakkaval olendil siin ja praegu. Võtta see juhtimine lõppude lõpuks iseenda kätte. Neid, kes ei võta, seda otsust teevad paljud. Me näeme, kuidas nende areng muutub, mismoodi toimuvad muutused nende jaoks. Või siis versus nende jaoks, kes võtavad juhtimise enda kätte. Ka neid on, eks ju, väga erinevatel tasanditel. On palju neid, kes ei tea, mida teha.
jooksevad nagu peata kanad ringi. Igal juhul, eks ju, me oleme rääkinud, energia võimendub ja kus on sinu fookus, kas nendes tegevustes, selles madalas sageduses, siis see võimendub. Kui sa teadvustad ja astud sealt teadlikult välja, siis sa tead, et sul hakkavad tegevused toimuma kerguses. Kui sa lähed usaldusse ja voolamisse, lõpetad kontrolli ja tagaajamise, teadvustad, et see masin on ulmeliselt andekas sümbioos rakukestest, kellel igalühel on kosmilised teadmised, mida tal tuleb teha selle infoga, mida ta vastu võtab. Sina, armas, ei tea, sinu teadus, see juhtsüsteem ei tea, see programm ei tea, aga iga koostisosake teab. Nii et meie ülesanne usaldada, kuulata ja toetada, aru saada, et kõikumisi on praegu tõesti 180 kraadi. Ühe päeva jooksul sa võid muuta oma otsuseid, sa võid muuta oma emotsioone, oma tundeid, sinu isud, sinu kõik asjad võivad kõikuda seinast seina. Me oleme hormoonide meelevallas, nii nagu iga sünnitaja. Läheme tagasi, maailma näitab meile, ilm näitab meile. Usalda oma keha, ka tema näitab sulle. Ära lase tegevjuhil paanikaid tekitada. Me alustasime sellest, et iga üks, kes on olnud rase või on sünnitanud, kas selles kehas või eelmistes, usalda, sul keha teab. Kui tal on vaja nälgida, luba tal nälgida, tal ei ole vaja siis mitte mingisugust kütust, ta tegeleb sellega, mis tal on. Tal on vaja vett kui uue informatsiooni kandjat ja vana väljutajat. Neid päevi võib olla väga palju rohkem, kui sa oled harjunud ja sinus tekib see käivitumine, et aga ma pean ju sööma, sellepärast et su tegevjuht ütleb, et sa oled jätnud söömata. Aga sina kuulad oma keha ja seda tunnet, kas sul on hea olla, kas sul on kerge olla. Kui sa praegu võtad ja alistud sellele testile, et võta ja söö midagi, sest sa pole ammu söönud ja lisad sinna juurde mõne hea isu ka veel võib-olla, mis sind ei teeni tegelikult, eks ju, sa tead, et see ei ole sulle hea ja sa võtad selle. Ja siis oled sa juba teinud, see on tehtud tegu, sa oled teadvustunud olend. Ja sa jälgid, mida see kehamasin teeb sellega, mida ta sai. Kui sul on raske, kui sul tekivad kohe ebameeldivad tunded, puhitused, gaasid, mis iganes, sa tegid vale otsuse, eks ju, sa teadvustad seda. Andestad endale, ütled kehale, et ma püüan järgmine kord paremini. Ei korda seda enam. See on läbitud test, kui sa ei korda seda enam. Kui sa kordad, siis sa teed uuesti seda testi ja uuesti, astud sama reha otsa, eks ju. Aga samal ajal saad sa juba enda heaks midagi teha. Kas siis selle paastu ja selle puhkuse andmisega kehale, mida ta küsib, praegu väga tihti küsib. Ja siis küsibki mingisugust pöörast isude täitmist. Tegime Merikesega kaevu kaant ja lappisime puid. Mina tegin süüa, tema lappis puid. A metsas käisime, eks ju, seened saime. Ja no tõesti, see juhatus, et me läksime sinna, see imeline ilm, see imeliselt suur ja kohev pannitäis, mis ei nõudnud mitte midagi muud kõrvale, kui lihtsalt see võisipul ja kukeseen. Vana muster oleks öelnud, aga mis sa siia kõrvale teed? Millega sa selle kokku segad, kuhu sa selle ära kaotad? Aga ei, selles kerges sageduses su keha ei küsi sinna mitte midagi juurde. Ta sööbki naudinguga ainult seda
seda mõnusat, sest selleks hetkeks on see tõesti väga mõnus kooslus, eks ju. See või kõik need mahlad on moodustanud selle mõnusa kreemi, sinna ei saanud lisatud mitte midagi. Tuli kookospiim kapist välja, jäi laua peale. Just nimelt selles lihtsuses ja selles puhtuses peituski see võlu. Ja keha sõi, kumbki keha sõi pool pannitäit mõnuga. Lisaks küüslaugu ja sibulaga kurgisalatit, mis on ka ise tehtud, mis on nii hea. Ja veel oli meil ahjus kalafilee. Natukene sai seda ka sinna kõrvale. See keha tunne, see jätkub peale sööki, läbi öö, hommikuni välja, kus sa tunned, et kõik on nii hästi, kõik on nii kerge, nii puhas. See jätkub tervesse järgmisesse päeva. Sest see informatsioon, mida sai kehamasin sellest puhtast, kõige värskemast laetud informatsioon, eks ju, saabus sellesse kehamasinasse ja ta tegi sellega rõõmsalt tööd. 1,5 päeva. Kuni ta küsis siis järgmise päeva lõuna ajal alles oma munad ja rasva ja astus edasi. Vot need on need kerguses, juhatatud, voolamises, teadliku olendi tegevused enese eest hoolitsemisel, selle kehamasinaga suhte ja infovahetusse astumisel, kui see olend on ärganud. Ja ta saab seda kohe teadlikult tegema hakata. Sest kõik, millel on juba mitu nime, eks ju, vajab kohe sinu jaoks tähelepanu, mis need nimed on, millest see asi koosneb, mis mu käes on, keda ta teenib. Kui ta ei teeni siin ja praegu, siis ta raskendab sinu järgmist sammu. Teadvustunud olek teadvustab seda ja saab aru. Ja kui keha küsib su käest sulle külla tulles tervet lagritsa kommipakki ära süüa, siis ta sai selle ilma ühegi süüme piinata, kus juures sai mõnuga isegi veel teise poolest lagritsa kommipakist, mis oli autos teisel. Sest et lagritsat ei olnud me söönud mitu aastat päriselt. Ja see suhkur sai nullitud nii sinna taha ära, et tegelikult sai isuga täis söödud nii, et mul jäi paki sisse veel on seal oma 5-6 seda kommikest. See soolikas sai täis. Ja see nauding, millega sa seda teed, igat seda kommi nautides, see on imeline. Ja jälle saab tõdeda, et keha ei läinud tasakaalust välja, vaid tundis ennast väga-väga hästi. Ma ei tea nüüd, keda meil taga aetakse. Loodan, et see lihtne, alkeemiku jaoks on see lihtne. Need on põhitõed, millega igat oma päeva luua. Ja tõesti, ma saan aru, olles olnud siis see koolitaja, see motivatsioonikoolitaja, see tervislikkuse, see kvaliteedile rõhuja selles madalas sageduses. Saab aru praegu, miks oli kõik see teekond vaja käia ja seda positiivsust nendesse kõikidesse olenditesse süstida, kes meie teel olid juhatatud.
sest see kordub aga teisel tasandil. Ta resoneerub järgmise hingeringiga olendite seas. Aga põhimõtteliselt on see tegevus ju sama. See on täpselt seesama, see suhteturundus, kus me jagame ju seda, mis meiega kokku kõlab. Antud hetkel siis seda universaalset tõde, millega kogu inimkond on seotud siin ja praegu selles revolutsiooni etapis, milles me aktiivselt osalema oleme tulnud sinuga. Igaühega, kes täna siin on, meie valikud ja otsused on ainult erinevad. Ja ma soovin sulle tõesti igal sammul just nimelt seda rõõmu sellest võimalusest teadvustada igat oma tegevust ja lõpetada see vana kopeerimine teadlikult. Nii on. Namaste. Ma näen sind, sinu hinge. Ja mu hing armastab sinu hinge. See on iga kord selle taga, kui ma ütlen sulle namaste. Järgmise kord.